nagu näha, siis meil on siin elekter sees. No juhtmed on veel poolikud ja lambid juba põlevad. Need tuleb veits ümber vahetada, sest me teeme niimoodi, et mõlemalt poolt saab panna kustu ja põlema, et vahet ei ole, mis asendis teine on. Siin on meil siis minu pool uued uksed. See tuleb minu pool. Siia tuleb Mari-Liisi pool. Pargib oma koltsi siia. Uued uksed on siin ja raam on siin ees. Ma nägin just liiga kaua vaeva, et seda raami kätte saada teise ukse pealt. Ja polegi, tuleb see uks maha võtta ja saab hakata ust ette panema. Mis sa mu uuest uksest arvad? Minu omast. Sinu omast? Jah. Mul on uus uks. See on tõesti väga hea. Väits roostes on. Sul ei ole üldse ust. Ja tegelikult see uks ei ole isegi kuidagi kinni. See on lihtsalt makrofleksiga püsib praegu ja kuvaldaga vahele löödud. Kui see elektriga edeneb? Tasa ja targu. Vaikselt veab meil siin juhtmeid kõiki lõpuni. Täna peaks valmis saama. Siis seest poolt on siin mingi soojustus sellel värgil. Ma ei viitsinud väga filmida, sest et mul oli nii kopp ees sellest uksest. Ja täna me peame minema ostma mingeid kinnitusi, kuidas see kinni panna. Ja äkki me ostsime siia õue ka mingid lambid, mis üles panna, vaatame. Äkki saab need ka täna pandud. Saime Max Speedingrootsilt puhurigaraaži, mis otseselt ei ole siia mõeldud, aga kuna nad kuulsid, kui külm meil siin talvel on, siis nad otsustasid, et saadavad meile puhuri ikkagi. Mu kood on all descriptionis ja sellega saate soodukad maxspeedingroots.co.uk-s. Aga vaatame, mis siin sees on siis. Aktiivselt valgustuse paigandus käib siin. Valgustuse enam on valmis juba, aga siin on mingi manual. Päris suur asi või? No, miks see nii suur on? Lehvite kaamerasse. Ongi kõik. Mida sa siis... Ongi kogu unboxing. Et... Ma peaks manuali lugema enne, kui ma midagi teen sellega. Arvan küll. See peaks olema 5-8, mis nüüd on kilovatti või? Midagi siukest, ma uurin järgi selle. Ma panen selle lingiga descriptionis, siis te teate, mis asi see on. Aga siin küljes on mingi touchscreeniga pult, mis siit ära on kukkunud. On nii uhke või? Vaat seda, siin on ka mingi pult. Kodust saad soe võnna? On. Ma arvan, et see päris koju ei võta. Kuigi me elame siin kõrval põhimõtteliselt ära. Aga ma ei tea. Me korraks uurime, kuidas see asi käib. Me vaatame, kas me saame selle tööle ka. Me panime oma puhuri seina peale külge. Siuke pisike junn ta on. See on tegelikult mõeldud autosse, mitte garaaži. Ja see on mõeldud veits väiksemat pinda tegema soojaks, aga see lont näeb veits naljakas välja siin praegult. Aga me ühendame selle ära. Mari-Liis läks diislit tooma. Kuhugi tuleb siia alla leiutada ka mingi väljaheite asjandus. Ja ma ei tea, vaatame, kas see töötab ka. Siin me lasime reegelt palju makrot. See asi siin enam-vähem toimib juba. Siin on ka veel rohkem makrot. See asi ka enam-vähem toimib. Ideaalis jätsin sinna ülesse väikse augu, et saaks sinna sumpsi vedada. Eks näha ole, kuidas me selle lõplikult valmis teeme, aga täna me proovime, kas see asi lihtsalt tööle hakkab. Ja vaikselt lõpetab ta elektriga ka siin. Meil on siin siuke. Siin on 2 pistikut. Siin on kaitsmed. On need kaitsed või? Jah, kaitsed. Siin on karbid, juhtmeid jookseb räigelt palju. Siis siin on ka üks pistik. Siin on... Siin on mõlemalt poolt saab panna lampe kustu ja põlema. Sinna alla tuleb üks pistik. Sinna tuleb laud. Seal on 2 pistikut, 2 tükki. Ja ma näitan õuevalgust ka.
õue panime ka lambid. Nii et põhimõtteliselt nüüd meil on kogu garaaži esine on valge, mingit lõga sajab alla. Ja väga hea juba vaikselt. Võiks selle soojenduse käima saada, siis äkki veits kuivatab ära ka siin veits. Kõik lagi oli jääs ja tilgub praegult. Kõik meie asjad on nüüd siin sees, Mari-Liisi tagavararatas, minu mingi põhjakaitse, Kirilli laud ja siin on kõik meie stuff on siin praegult segamini praegu, kanalis väike trepi asjandus. Siis maal tegime uued kanali lauad omale paksust puidust, mis on päris head, tugevad. Ja tõin oma auto ära sealt. Siin tagapool on ruumi praegult päris palju. Vaatame eespool, minul poolele tegime ka veits uusi laudu. Täispikkuses ei tee seda, sest et nagunii minu auto on siin kogu aeg sees. Siis siin ees, veits tahab poole lükata seda ruumi küll siin. Ja selle laua me viskame siit välja. Siia tuleb siis kogu seina pikkuses tuleb uus laud, ise teeme puidust ja tõenäoliselt siis siia poole tulevad või siis sinna poole tulevad mingid riiulid ja mingi riiul võib-olla tuleb veel siia peale ka. Et siin oleks normaalne töölaud, kuigi see on nagu tugev laud ka, see on siin valatud betooni sisse siit alt poolt. Aga kuna see on nii pisike, siis seda me siia ei jäta, siia paneme pikema laua ja päris täpselt ei teagi rohkem, mida siin rääkida. Ma näitan ühte asja, mida ma ei ole mitte kunagi näidanud, mida me tegime. See uksid tule lahti. Näete seda. Me tegime ise turvavöö, ilusa punase. See on küll testivöö, aga see on, ütleme ausalt, see näeb päris hea välja. Ja Mari-Liis tegi selle enamus. Või ma tegin ka. Me koos tegime. Materjali, ma tegin selle asja valmis. Me koos tegime. Ja see Max Speedingrootsi puhur, see on päris hea tegelikult. See puhub siin mingil määral soojaks küll, aga natukene jääb pisikeseks, aga see ei ole mõeldud ka siia garaaži. See on ikkagi mõeldud haagis suvilatesse ja paatidesse ja autodesse, et see vaatab, kas me vahetame selle välja või äkki see piisab meile siia, äkki see puhub soojaks. See veits mingil määral puhus, siin läks soojemaks küll, et selle tila peaks kuidagi siin, me ei pannud kinni seda, selle peaks kuidagi paremini leiutama ja siis sumpsi me tegelikult jätsime sinna ülesse väikse augu, et tegelikult tuleb see sumps ka siit välja vedada, sest siin muidu jääb ikkagi diisli hais sisse, aga ütleme nii, et siiamaani on juba päris hea ju. Asjad ise näevad vaikselt. Jah. Et selle seina me veel
tõenäoliselt lõikame siitpoolt, lõikame lihtsalt ülesse välja ja seda vist teeme veits suuremaks, oot ma tulen siia poole, siis saab, näeb paremini, sest et see on natuke kitsas praegult, et tõenäoliselt me siis lõikame ta kuskile siiamaani ja teeme ka ülesse välja ja lõhume selle osa ära, et meil oleks siin natukene rohkem ruumi lihtsalt sees. See auto on meil isegi pole siin puhunud, see on juba veits ära sulanud siin. Ja väike update, siis Bemmi update ka, mida pole kuid ja kuid olnud. Et ma müüsin oma kapoti maha, sest et mul oli plaan, et ma värvin oma auto ühte värvi, aga siis ma müüsin selle maha, sest ma ei raatsinud seda karbon kapotti värvida. Ja nüüd võib-olla mu plaan muutub, nii et ma päris kindel ei ole, aga ma tahan siia uue plastikkapoti osta ja võib-olla veel mõne plastikdetaili pagassi tahaks kindlasti, sest et see on originaal pagass, millele on pandud mingi takteil kinni siia pahteldatud, aga ma mõtlesin, et ma tahaks ikkagi spoilerit, et ma panen võib-olla kas plastikust või originaal mingi selle pagassi siia ja siis siia taha tuleb Big Bang. Spoiler. Ja noh, vaikselt ma hakkan siis selle autoga tegelema, siin tuleb kõik need kuradi kleepsud maha kiskuda, eks näha, kas sellele tuleb mingi disain või asi ka. Või siis värvi lihtsalt ühte värvi. Ja ma ei tea, päris hea on juba. Nüüd peab minema koju ja hakkama seda laua disaini välja mõtlema, et me saaksime seal maal puidu valmis lõigata. Siia poole tuleb veel siis siia nurka teeme rehviriioli ja tõenäoliselt siis siia võib-olla tulevad ka veel mingid riiulid, et siin pool saaks siis rehve hoida ja siin siis paneme lihtsalt mingid asjad. Nii et vaikselt edeneb. Ja me läheme nüüd shoppama.